niisugune tehnoloogia, hästi lihtne lahendus. Ja toimib. Kogudused on pidanud kontaktsest minema mittekontaktsesse olukorda. Kui üks inimene tuleb, see nagu kari, hüppab peale. Kaamerad ei jõua nagu järele sellele valgusele, et nii kui päike tuleb, ta tulestab läbi ja ta nagu, meist ei saagi praktiliselt väga üksik. No, antud situatsioon on tegelikult ju kestnud eelmise aasta märtsist. Et tegelikult terve aasta on meil olnud videoülekanded. See on olnud selles mõttes nagu huvitav väljakutse, et õigeusu kiriku traditsioonis ja kontekstis kogudus peab alati olema ju kohal, et armulaua teenistust läbi viia ja armulauast osa saada. Ja antud juhul on see piiranud armulaua külastajaid ja samas ka loomulikult on pannud piirid peale, mida me saame tegelikult ju näidata ka videos. Videos selles mõttes, kui on teenistus, liturgiline teenistus, siis ta on liturgiline teenistus, aga armulaua kohta näiteks ei saa jälle näidata. Ehk siis kogudus, kes vaatab seda videoülekannet, peab olema väga kursis selle teenistuse käisuga, mis toimub, kuidas toimub ja nii-öelda mõistma siis selle asja sisu. Et see on olnud kindlasti üks selline väga konkreetne nagu väljund sellel nii-öelda piiratud perioodil. Noh, rääkimata ristimised, rääkimata matused, et need on kõik olnud jah, ütleme siis väiksema külastajaskonnaga, aga kõik on läbi viidud. Sest kirikus võib ju teenijaskond olla, kes siis altaris aitavad teenida ja ka laulukoor on ju kohal tegelikult. Kindlasti üks teoloogiline küsimus on olnud armulaua andmine. Ja armulaua andmisel just see osa, mis puudutab siis nii-öelda mitte nakatumist. Noh, kuigi armulaua kontekstis ei ole teada ühtegi haigestumist siiamaani, et armulaua andmise käigus oleks keegi haigeks jäänud. See tähendab seda, et lihtsalt antud juhul me anname seda lusikaga, et see lusikas oleks siis tõesti puhastatud. Et nii-öelda see piirituse kasutamine ja kuuma vee kasutamine. Ja selle üle on peetud teoloogilise vestluse, kas mitut lusikat võib kasutada või siis ühe lusikaga. Ja et kui kuum see vesi peab olema ja et see piirituse lahus ikkagi oleks piisavalt kange, et nii-öelda need bakterid seal hävitada. Aga tõesti ühtegi sellist konkreetset juhtumit, kus keegi oleks armulaua osadusest jäänud haigeks, seda me ei tea. Ja kindlasti teoloogilises mõttes seesama koguduse juuresolek liturgial on nagu hästi oluline. Kui vaimulikkond ainult viib liturgiat läbi, siis sellest ju tegelikult ei piisa. Õnneks koorirahvas käib armulaual ja õnneks on selles mõttes see koguduse tuumik nagu koos. Et jah, et armulaua jagamise problemaatika, et see on olnud nii-öelda teoloogiline diskussioon, muid diskussioon ei ole olnud. Suhtluspiirang paneb peale vajaduse rohkem palvetada. Et kui ennem oli sellist sotsiaalset kommunikatsiooni palju koguduse liikmete vahel, siis praegu seda enam nii palju ei ole. Just ma pean silmas teenistust, et see eeldab vaimulikult ikkagi, noh, ütleme teatud mõttes lausa niisugust ületamist, iseenda ületamist, palju lihtsam on ära jätta. Aga antud juhul kõik teenistused on peetud, kõik teenistused on üle kantud ja see tagab just nimelt selle järjepidevuse. Nüüd, mis puudutab koguduse rahvas, siis kindlasti kontakti võtmine meie koguduse liikmetega, eakamatega just, et nende abistamine, nendega suhtlemine on läinud nii-öelda mobiilipõhiseks. Et sellist rääkimist ja nõustamist üle mobiili on nagu mobiiltelefoni on palju rohkem. Ja inimesed kirjutavad palju rohkem tegelikult ka, et see on väga huvitav fenomen, et kui ennem tuldi kirikusse, saadi osa siis liturgias, käidi armulaual, siis nüüd sellist suhtlemist, nõustamislaadset suhtlemist on palju rohkem.
ja kusjuures huvitav on see, et tegelikult ka ülekande mõttes näiteks õhtuteenistused, mis ei ole siis armulavaga seotud teenistused, nende ülekannete puhul vaatajaskond on palju suurem, kui tavaliselt õhtuteenistusel inimesi nii-öelda kohal käib. Ja ka pühapäevased teenistused vaatajate arv on kindlasti palju suurem kui see, mis siia kohale nii-öelda tuleb. Et selles mõttes nagu kogudus kasvas just nimelt läbi selle kontakti videovõimaluse ja teiselt poolt kogudus kasvas nii-öelda oma rõõmude ja murede jagamisel. Ega ristimised on ju toimunud, matused on ju toimunud. Ja võib-olla siin kõige niisugusem nagu äärmuslikum näide on see, et minu praktikas, et ühel matusel kanti üle seesama matus Austraaliasse. Et sugulased olid seal, nad ei saanud tulla ja me sättisime selle matuse aja ja kõik niimoodi, et see ajaliselt sobiks ja et tõesti need lähikondsed siis saaksid osa sellest matusest. Nii kirikus kui ka siis kalmistul. Inimesed on palju rohkem küsinud just palvetamise osas, mis puudutab nagu isiklikku palvetamist, ehk siis iseendaga toimetulekut. Et selles mõttes see õnnistus kogudusel on kindlasti kordades suurem, kui üksikinimesed teevad seda oma kodudes. Et selles mõttes ka see nii-öelda Jumala sõna on jõudnud kodudesse ja see palvepraktika on jõudnud kodudesse, mis on nagu hästi oluline. Et ennem ta on pigem olnud selline kogukondlik, kokku tuldud, arutatud teemadel, liturgia järel toimuval kohvilauadeks, et see on olnud selline nagu jagamise moment, aga praegu on kindlasti need inimesed, kes on usu juures, on saanud sellise sügavama tegelikult puudutuse ja kontakti palveeluga. Tehniline lahendus on tegelikult hästi lihtne. On olemas näoraamatu Facebooki kodulehekülg ja sellel koduleheküljel on siis alguses oli see suletud. Sinna kogunesid need, kellel oli siis Facebooki nii-öelda aadress olemas ja kes olid ise aktiivsed ja hiljem juba, kui tekkis vajadus YouTube'i üle panna teenistusi, siis muutsime selle kogukonna nii-öelda avatuks. Ja kõige lihtsama mobiiltelefoniga, iPhone'iga, Androidiga saab selle töö kõik ära teha. Hiljem on tekkinud vajadus parema heli järgi ja ega nad kohe reageerivad, kui heli näiteks korralikult läbi ei tule mingil põhjusel, et siis kohe kirjutatakse kommentaarides, et ei kuule. Ma arvan, et kõige rohkem mind tegelikult on nagu siis kõnetanud see, et need ustavad, kes olid ennem nii-öelda kirikus käijad, on jäänud ka nüüd kirikus käima. Ehk siis nende soov nüüd eriti, kui teenistused on tegelikult suletud uste taga, kus on ainult kohal need, kes teenistust nii-öelda läbi viivad, siis et see püsivus, et minu jaoks just on nagu oluline olnud näha seda, et see koguduse tuumik on püsiv ja on väga püsiv. Et selles ei ole muutusi toimunud. Oli ta siis enne kroonaaega või ta oli nüüd kroonaaeg või ta on nüüd lausa nii-öelda teenistuskeelu ajal, kus avalikult ei tohi teenistusi pidada. Et see tuumik on jäänud nagu ustamaks ja vastupidi kasvatanud nagu seda suhtlemist, et inimesi on kutsutud kaasa, eelmine suvi, kui vabaks läks, et kirikusse tulid ka need koguduse liikmed, kes võib-olla nii tihti kirikusse ei käi. Et just see kvaliteet, ma näen väga selgelt palve kvaliteeti, et see on väga oluline. Ja see on väga isiklik tegelikult. Ja kui seda isiklikku kogemust jagatakse, siis ma arvan, sellel on palju kaugele ulatava mõju ja tegelikult selle kaudu see õnnistus ju on, et ega preester üksinda ei saa asju toimetada. Preester on ikkagi koguduse eeskõneleja ja koos kogudusega need asjad toimuvad. Meil ei ole vastutus ainult nagu see, et me oma elu päästaksime, et ainult see, et me järgime Jumalat, vaid meil on ka vastutus oma lähedaste eest, et nagu sellist elu tulebki elada. Et sul ei ole vahet, mida teised nagu arvavad selle koha. Kuna meie kogudus on võib-olla mõnevõrra teistsuguse struktuuri või vormiga kui tavapärane või traditsiooniline kogudus, et mosaiikkoguduse katusel on hetkel 7 väikest kogudust üle Tallinna ja meie visioon on selline, et oleks
iga inimese jalutuskäigu kaugusel kogudus ja sellepärast me väikeste kogudustega katsume laieneda. Siis probleemidest rääkides võib-olla see praegune olukord meie kogudusele väga palju probleeme ei olegi tekitanud, sellepärast et väikeste kogudustega on sellised ümbermängimise, me oleme nagu paindlikumad olnud, et suurim muutus, mis on hetkel jah see, et me ei saa füüsiliselt koos olla ja me oleme kolinud siis internetti nii-öelda, et me saame Meetsi ja Zoomi keskkonnas kohtume väikestes kogudustes, selline 15 inimest ja seal täiesti ka see osadus toimib, et jah, see ei ole sama, mis füüsiliselt kokku saada ja sellepärast me loodame, et see kauaks nii ei jää, aga see on läinud libedalt. Muutustest, millega me oleme pidanud tegelema, võib-olla on tehniline võimekus pigem ja sellised asjad, sest meil on üks kord kuus ka suur pühapäev ja me nimetame seda suureks pühapäevaks, kus me saame siis terve mosaiikkogudusega kokku ja see on siis ka läinud kultuurikatlas sellisest füüsilisest suuremast kogunemisest on läinud siis hetkel ülekandesse. Ma arvan, et üks võib-olla teoloogilistest küsimustest on meie jaoks olnud, et kuidas me murrame leiba või mälestame issanda surma üle interneti, et see on üks selline asi, mille peale me pidime mõtlema, aga see on ka väga hästi toiminud ja tegelikult on Jumal sellest välja toonud ka häid lahendusi, sellepärast et me oleme saanud adresseerida näiteks perekondades, oleme adresseerinud meestele, kes muidu ei ole kunagi harjunud ise leiba murdma, sellepärast et väikese koguduse juht teeb seda tihtipeale, siis perekonna pead, isad, me oleme adresseerinud neile, et teie olete perekonna preestrid, teie nüüd murdke leiba, jagage seda oma naisele ja perele, et see on olnud ilus. Aga ma arvan, teoloogilistest küsimustest võib-olla see ongi peamine. Teine asi, et ristimisteenistused näiteks, et me oleme ristinud ja samamoodi, et tegelikult me oleme tahtnud, et see on meie terve koguduse keskne sündmus, mis on nii oluline. Et siis seda me oleme ka pidanud tegema praegu olude sunnil selliselt, et kogudus elab kaasa ülekande vahendusel ja palvetab ja ristitav siis ristijatega ja võib-olla mõni muusik on siis koha peal. Me oleme pidanud selles olukorras suurendama oma tehnilist võimekust ehk et ülekandevõimekus, et see oleks kvaliteetsem, et nii heli kui pilt, et õnneks meil on, Jumal on õnnistanud meid sellise meeskonnaga, et meil on väga osavaid videomehi ja meil on väga osavaid helimehi ja me oleme saanud sellega, et tehnilise võimekuse poole pealt jah, me oleme pidanud seda suurendama. Väikeste koguduste kogunemisel me oleme pidanud leidma optimaalseid lahendusi nende videokeskkondade jaoks, et muusika tuleks korralikult läbi, kui me ülistame ja selliseid asju. Suurte kogunemiste, mida me siis praegu teeme ka ülekande vormis ainult, et seal me oleme ka pidanud mõtlema, et võib-olla ühe inimese jutlus asendada aeg-ajalt siis näiteks vestlusega, et oleks videopildis huvitavam seda jälgida, et selliste asjade peale võib-olla tehnilises osas oleme pidanud nagu rohkem mõtlema. Ja samamoodi väikestel kogunemistel, et kuidas need 15 inimest rääkima saada, et kui kodudes koguneda, siis ikka kõik võtavad sõna sellel teemal ja jagavad ka, mis nende elus toimub ja mida Jumal on nende elus teinud. Aga kui on see videoülekande vormis vestlus, siis väga paljudel on need mikrofonid ikkagi kinni ja neid rääkima saada on nagu selline väljakutse, millele väikese koguduse juht peab mõtlema ja võib-olla natukene teistmoodi asju lahendama. Mulle meenuvad Jeesuse sõnad, mida Jeesus ütleb Peetrusele. Sina oled kalju ja sellele kaljule ma rajan koguduse ja põrguväravad ei saa sellest võitu ja seda on ajalugu näidanud tegelikult, et ükskõik mis olukorras kogudus on püsinud, kogudused on püsinud, et Jeesuse sõnad, tema lubadus, mille ta annab, kui ta rajab esimese koguduse, siis põrguväravad ei saa sellest võitu. Ükskõik mis katsumused on. Täna on see koroonakriis ja me oleme pidanud
leidma lihtsalt lahendusi ja loomulikult, kui me oleksime jäänud lihtsalt sellisesse nagu hädaldamise faasi, võib-olla meie kogudus oleks täna teises kohas ja teissugune, aga me oleme proovinud küsida Jumalalt, otsida lahendusi, et võimalikult sujuvalt see asi viia sellisele tasemele, et kõik inimesed oleksid ikkagi osaduses ka, et mitte lihtsalt ainult videoülekanded, vaid et tekiks ka see osadus. Ja ma arvan, et see olukord ongi õpetanud seda, et tõepoolest Jumal on väga aktiivne ka siis, kui kogudus ei saa füüsiliselt kokku tulla. Inimesed saavad täidetud püha vaimuga, kogevad Jumala kõnetusi ka kodus olles teistega osaduses läbi video. Ja sellised asjad, ma arvan peamiselt, et mina olen ka õppinud, et võib-olla kui täna ma ei saa minna oma sõbraga välja korvpalli mängima või koguduse liikmega või kohvikusse sööma, et siis ma võin temaga teha ka üks-ühele videokõne, et küsida, sõber, kuidas sul läheb, kuidas sul Jumalaga asjad on, kuidas sul Jeesusega läheb. Kogudus, ma arvan, peaks selliste asjadega tegelema ja ma arvan, see on midagi, mida me võiksime õppida sellest olukorrast ja võtta ka siis, kui jälle saab igal pool kinos, teatris ja mujal käia ja meil kõigil on vaba aega järjest vähem ja vähem ja vähem. Et tegelikult need üks-ühele suhted, need kontaktid, koguduse sisesed kontaktid on väga-väga olulised, millesse tuleb panustada, jüngerlikud suhted. See, et väikesed kogudused kogunevad üle selle videovahenduse, siis näiteks inimesed, kes vahel ei saa tulla koguduse kooskäimisele seetõttu, et ta perekond või tema kodu on tegelikult kaugel Tallinnast ja ta nädalavahetuseks tihtipeale sõidab Tallinnast ära, siis täna ta saab ükskõik kust Eesti otsast või kust maailma otsast tulla meie kogunemistele, et meil on mõned koguduse liikmed, kes täna on läinud ajutiselt elama või õppima kuhugi Ida-Virumaale või koguduse liikmed, kes lähevad Saaremaale nädalavahetuseks, et nad saavad tulla koguduse kogunemisele. Mäletan selle perioodi algust eelmise aasta kevadel, kui see kriis algas ja ta jõudis nagu ka kogudusse väga kiiresti selles tähenduses, et ühiskond pandigi kinni ja kogudused ka ei saanud koos käia. Inimesed olid mures erinevate asjade pärast, oma lähedaste ja kõige muu pärast, sest see viirus oli veel tundmatu. Siis meil on koguduses palveõhtud, iganädalased palveõhtud, kus väga palju inimesi niimoodi koos ei ole käinud, aga sellel hetkel sai palveõhtute külastatavus läbi interneti. Need hakkasid siis, üks koguduse liige sai südamesse, hakkas seda eest vedama, et igal õhtul oleksid palveõhtud ja me kohtusime ka internetikeskkonnas, kus kõik said kaasa rääkida, kaasa palvetada ja olid sellised ülistus- ja palveõhtud meil iga päev, iga õhtu ja seal kogunes väga suur hulk inimesi iga õhtu, et lihtsalt olla osaduses, palvetada, ülistada Jumalat, tänada ja kiita, et see oli väga eriline aeg, see oli väga eriline aeg selle eelmise kevade koroonakriisi ajal. Mitu inimest tuli sellel perioodil usule, sai päästetud ja keda me ka ristisime siis ülekande vahendusel, et see oli väga, väga erilised hetked. Ja teiselt poolt jälle see, et need ülekanded, ka suure teenistuse ülekanded kvaliteetsemaks ja nii edasi, et tegelikult sealt kaudu on tulnud ka tagasisidet, et inimesed, kes muidu ei julge kirikusse tulla mingil põhjusel. Meil võib-olla ei ole ka tavapärane kirik, et neil see lävepakk on niikuinii juba natuke madalam nende inimeste jaoks, kes kiriku uksest sisse ei julge tulla, et me saame kultuurikatlas kokku, natuke teistsugune keskkond, aga on ka neid, kelle jaoks see on nagu ületamatu, et tulla kuhugi atmosfääri, mida ta ette ei kujuta ja tegelikult tahaks jälgida, siis need ülekanded on andnud võimaluse anonüümselt kõigil osa saada sellest teenistusest, sellest sõnumist, mida siis me ühel või teisel pühapäeval jagame. Ja sealt kaudu on astutud ka samme edasi nendesse väikestesse kogudustesse, et ma arvan, need on sellised tunnistused, mida see praegune periood on ka natuke soodustanud võib-olla. Vana testamendi lugemine on Jesaja 52. Pärast.
kui nüüd rääkida nagu ütleme üleüldiselt, siis meie jaoks kõige suuremaks probleemiks muidugi muutus see, et kuna meie kogu kirikus on hästi oluline ka armulava sakramendist osa saamine, ehk siis, et üks asi on see, et mis puudutab sõna ja palvet, mida saab kodus nagu ju ka teha, noh, jääb osadus ära sellisel moel, kui meil, mis muidu kirikus olles võib-olla tekib, aga kindlasti armulava sakramendist osa saamine on see, mis tekitas kohe nagu sellise suure küsimuse, et kuidas me seda saaksime lahendada, et kui inimesed ei saa kirikusse tulla, kui nad ei saa nii-öelda tavapärasest jumalateenistusest osa, et siis kuidas seda lahendada. Ja eks need lahendused olid nagu sellised esmased, mis me pidime lahendama. Siis hiljem tuli juba järgi see, et hakkasime mõtlema, et kuidas siis kõiki kodudesse üle kanda ja mis võimalusi siis meil need uuemad süsteemid, mida me soetanud oleme, mida nad siis meile veel pakuvad, olgu siis kaamerad või ka seesama nii-öelda ülekanne üleüldse või salvestamise võimalus. Ja sealt siis hakkasid muud asjad tulema. Nii et esmane oli armulaua jagamise küsimus, millega me märtsikuuses aasta tagasi siis nii-öelda silmitsi olime. Ja sealt edasi siis hakkasid erinevad lahendused tulema, kui oli näha, et see pandeemia veel ei lõppe. Et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Ütleme, et kindlasti on see küsimus armulava sakramendist taas, et esimene oli see, et mis puudutab siis pühitsemist, et kas pühitsemist kasutada teenistuses või mitte, aga see probleem tegelikult ei ole nagu probleem. See oli üks küsimus, mis kerkis üles, aga see leidis väga kiire lahenduse, sellepärast, et kui vaimulik pühitseb armulauda ja vähemalt üks sellest osa võtab, kui kas seesama vaimulik sellest osa saab, siis juba ongi okei. Et ei ole nagu mingisugust küsimus sellega seonduvalt. Teoloogilise küsimuse alla võiks liigitada selle sama palveosaduse mõtte, samas see nagu ei ole ka, nii et ma ausalt öeldes ei näe mingisuguseid selliseid suuri teoloogilisi küsimusi, millega nüüd me oleksime pidanud hakkama nagu rinda pistma, et kui on ka midagi tulnud, siis see on nii loomuliku lahenduse saanud, et ma ei ole, ütleme, et see ei ole nagu eraldi laual olnud, et nüüd kuidas nüüd sisulises mõttes nüüd seda teoloogilises vaatevinklis, kui õigustatud ja mitte õigustatud see on, siis mul ei ole see vähemalt küsimus olnud. Kui me alustasime ülekannetega, siis me alustasime ülekannetega vahetult ennem ülestõusmispühi eelmisel aastal. Ennem seda me tegime palvuseid ja me tegime neid hästi primitiivselt, selles mõttes oligi arvuti kaameraga, sõna otseses mõttes arvutisse otse YouTube'i salvestatuna ja nii läkski selles otseülekande formaadis ja saigi ta ära salvestatud. Kui me alustasime ülekannetega, siis jõudis meile ruttu see teadmine, et kui Kaarli kirikus midagi teha, siis ühe kaameraga siin väga mõtet nagu ei ole toimetada, sellepärast, et esiteks ka see kirikuruum seab selle piirangu, et me ei saa igale poole kaamerat panna, me ei saa panna kaamerat keskteed näiteks, et kui me matused või midagi toimuvad, siis peab kogu aeg nagu tõstma. Ja kui neid kaameraid on mitu, et siis kuhu neid panna ja me kõigepealt otsustasime, et me soetame 2 kaamerat, robotkaamerat, mis siis hakkaksid toimetama ja siis sai ka vastav programm soetatud arvuti sinna juurde, korraliku videokaardiga sain ma aru, et see on vajalik ja siis sai sellega tegelema hakatud 2 kaameraga. Tänaseks me oleme jõudnud nii kaugele, et meil on 3 kaamerat ja mõtleme ka 4. peale, sest tegelikult see perspektiiv on kogu aeg nagu laienenud, et milliseid võimalusi see tegelikult tänasel päeval ka teenistuste ja talituste mõistes nagu juurde annab. Et kui nüüd on nii palju juba investeeritud, et siis ei ole mõtet nagu heas mõttes jääda poole peale pidama, vaid minna lõpuni välja, nii et kasutame siis 3 robotkaamerat, programmi. Meil on mitmeid vabatahtlikke, kes on ära õppinud selle kasutamise ja olen aru saanud, et seal midagi raketiteadust selles mõttes ei ole, et väga hästi see süsteem toimetab. Et igal ühel on kaamera täna taskus. Sa võtad selle välja, ostad endale
poest, ma ei mäleta, kas see oli 34 eurot, äkki lips mikrofon, juhtmega ühendad selle sinna telefoni ära, sul on normaalne heli, normaalne pilt, ainult õpi seda korraks seda pilti käsitlema ja vaatama, et ja kui on veel nutikell, noh, nii-öelda iPhone'i puhul, siis minu jaoks on see väga meeldiv üllatus, et sa vaatad kella pealt selle ära, et kus ma nüüd seal kaadris siis olen ja siis saadki liikuda ja siis paned kella pealt käima ja tuleb, et sul ei ole vaja kedagi, kes nuppu vajutab või midagi teeb, et ainus asi on see, et jah, et see helikontroll, et siis see on nagu see, mis mõnikord, et kas ikka heli nagu toimis. Ikkagi tänasel päeval oleme selles mõttes täiesti uues olukorras ja me ei naase enam selles mõttes kunagi sellesse eelmisesse olukorda tagasi. Meil võivad tulla mingid asjad tagasi, noh näiteks ma loodan väga, et jumalateenistused, kui saavad jälle hakata toimuma, et siis ikkagi inimesed ka kirikusse tee leiavad ja tagasi leiavad kirikusse tee. Et inimesed ikkagi jumalateenistustel hakkavad füüsiliselt osalema, sest ükskõik kui hästi me videoülekannet ei teeks, ükskõik kui palju me tehnikat ei kasutaks, siis armulauda ei saa jagada läbi kaamerate. Armulauda ei saa pühitseda ilma tähendab, läbi kaamera või läbi televisiooni. Kindlasti on see üks teoloogiline küsimus, et ei saa pühitseda armuloo sakramenti nii, et vaimulik teeb seda kirikus ja koguduse liige teeb seda, paneb kodus käed peale ja loeb seadmissõnu. See ei tule kõne allagi meie traditsioonis, see on minu jaoks täiesti välistatud. Et vaimulikule on pühitsus antud ja pühitsusel on tähendus, et kui sellel pühitsusel mingit tähendust ei ole, siis kui seda meelevalla küsimust, mis vaimulikul ordinatsiooniga antakse, ei ole, siis ei ole enam mitte midagi. Ütleme niimoodi, samamoodi ei saa lapsi ristida või täiskasvanuid ristida või leeri õnnistamist ei saa teha kindlasti läbi nii-öelda kaamera silma või läbi siis üle interneti nii-öelda. Nii et kui inimesed tagasi tulevad ja kindlasti nad tulevad selle tõttu, et on asju, mida ei saa kaamera asendada, et ta on ikkagi nii-öelda aseaineks jääv. See tähendab, et ühel hetkel, kui see tagasitulek toimub, siis on võimalik see ainult selle läbi, et me jätame küll ülekanded toimima, aga see on lihtsalt neile, kes näiteks mingil põhjusel ei saa pühapäeval tulla, et tal on hea kuulata jutlust, et see ei ole lihtsalt nagu kuiv kuulamine, vaid ta saab ka sellest osa ja saab osa ka eestpalvetest, mis on tähtis, et need oma kodusesse palvesse õhtul või millalgi kaasa võtta, ehk siis nad ära kuulata ja see informatsioon selle kätte nagu nii-öelda selle kaudu kätte saada. Me oleme kasutanud küll, ütleme, teistsuguseid kanaleid loomulikult, et me helistame inimestele ja nii edasi ja see, mis mina olen muidugi hakanud tegema, on päris palju vestluseid, pean ma Zoomis inimestega, olgu ta leerilastega, mida ma ennem ei kasutanud ja ma ka ei vestelnud leerilastega nii palju, sest meil leerilapsi on päris palju täiskasvanuid, kui sul 40 inimest on korraga nii-öelda leerikursusel, siis nendega aega kokku leppida, et õhtul kantseleis kokku saada, jälle, kus sa paned inimese olukorda, kus ta peab spetsiaalselt siia sõitma, võib-olla see vestlus kestabki 10 minutit, sellepärast, et inimene on olemuselt tagasihoidlik, ei ole sellise jutuga nagu mina, kes kogu aeg muudkui räägib, kui midagi küsitakse. Et see tulemus on nii-öelda tundus nagu sihuke vägivaldne või et see ei ole nagu loomulik. Aga nüüd Zoomi vahendusel on see, et paned selle ajagraafiku püsti, annad teada, inimesed registreeruvad, saadad lingi ja siis sõltumata sellest, kas nad on looduses või on nad kodus või on nad kus iganes, sa saad nendega vestelda täiesti normaalselt ja silmast silma, nii et selles mõttes on paljud asjad muutunud. Me oleme saanud üldjuhul positiivset tagasisidet selles mõttes, et ka need inimesed, kes ei ole harjunud võib-olla muidu internetis olema ja internetis olid võib-olla skeptilised nende teenistuste osas, siis tänasel päeval ütlevad, et on väga hea, et need on, sest muidu jääks ikka väga suured lüngad sisse. Meil on vaatajaskond ikkagi, ütleme online'is kohe nii-öelda vaatajaskond on siin olnud pühapäeviti üle 100 inimese kohe ja nädalaga ta ketrab seal peaaegu 200-ni välja ja me ei ole nagu Facebookis lihtsalt klikkide järgi, kus väga palju see loendus käib, vaid YouTube'is saab analüüsida nagu andmeid natukene paremini, et kes vaatasid algusest lõpuni, kes vaatasid ainult teatud osa, eks ole. Et see on ikkagi päris märkimisväärne ja üllatavalt märkimisväärne.
nii et me olen küll kutsunud kogudusliikmeid üles, et andke teada, et mida veel võiks nagu teha, mille vastu nagu huvi on või mis võiks teistmoodi olla. Aga ütleme, et ei ole praegu sellist negatiivset tagasisidet, et kui on, siis on jah, pigem positiivne ja ollakse väga rahul kõigega, mida pakkuda. Et ei ole, et kuulge, et keegi ei ole tulnud ütlema, et kuulge, see asi, plaanid on valesti või fookused on kuidagi valesti või meil on juhtunud alguses, et heli ei ole olnud nii hea, et on heliga olnud mingid, meil alguses oli teatud probleem, et üks liin hakkas, mis rõdul pealt tuli, oli mingi müra sees, aga need on saanud tehnilised asjad ära korrastada ja tänu sellele on nagu need asjad korda saanud. Tegelikult külvavad ja kannavad vilja, kas siis ise läbi kellegi teise. Aga ma arvan, et rasked ajad võivad kogudusi väga oluliselt lähendada ja elavdada, et see on heaoluühiskondade probleem, et ka kogudused on väga hajevil ja tegelevad igasuguste asjadega, sellepärast et sellist perioodi või sellist aega, kus ühiskond pakuks nii palju erinevaid võimalusi inimestele, ei ole varasemalt olnud ja praegu ka kuidagi nagu kogudustes on neid väga tuliseid ja jumalale põlevaid inimesi, aga on ka neid, kellel on lihtsalt aeg kaob erinevate asjade vahele ära. Praegune periood on selgelt näidanud seda, et tegelikult kogudus tuleb jälle kokku. Meil on ühine asi, mille pärast palvetada, mille pärast võidelda ja eelmisel nädalal või sellel nädalal me kaotasime ühe oma väikese koguduse juhi läbi õnnetuse ja tegelikult mida me näeme on ka see, et kas sellises olukorras, kus kogudus on leinas, võib Jumal tuua esile midagi uut, et võtavad uued inimesed, kes varem ei ole vastutust võtnud, kogudus saab elavamaks ja nii edasi. Et ma arvan, et see aasta, mis on olnud, jah, see on olnud raske aasta ja see on olnud kurnav aasta, aga koguduse kontekstis, vähemalt meie koguduse kontekstis, inimesed on lähedasemad ja kokkuhoidvamad ja palvetavad ja pingutavad ühisasja nimel. Ja sellepärast me vaatame helgesse tulevikku ja ootame juba väga suve, et me saaksime jälle ühiselt kokku saada, rõõmustada, tänada selle eest ja tunda rõõmu, et me saame jälle füüsiliselt koos olla, et on mida oodata. Et me oleme väga põnevil, mida Jumal on tegemas Eestimaal ja Eesti rahvaga, et me palvetame